tervist, täna on 10. jaanuar 2025, selle aasta esimene video. Ma üritan jõuda nende videodega natukene, aga ma ütlen ausalt, et meie elu ja tegemised on olnud nii töökad ja stressirohked praeguse seisuga, et ma isegi ei hakka vabandama selle koha pealt, et ma videost ei jõua teha, sest see on tegelikult lihtsalt niisugune enda rõõmuks. Aga tundub, et vaikselt, aga tõesti hästi vaikselt hakkab tempo maha minema, nii et me saame hakata võib-olla elama natuke normaalsemas rütmis uuesti, meie jaoks normaalsemas. Täna on väga tuuline ja lumetorm. Lumetorm väidetavalt lubab 2 päeva jooksul nüüd kuni 50 senti lund osades Eesti kohtades. Ma ei usu, et meil nii palju tuleb, võib-olla tuleb ka, sest praegu tuleb võimsalt. Ma üritan teid lihtsalt kurssi süüa, et mis meil siis on vahepeal jõudnud valmis ja mis olukorrad on, aga ma hakkan siis siit tagantpoolt pihta. No nagu näha, meie veevetu koht on tegelikult täiesti vett täis juba ja ma loodan, et te näete seda, sellepärast, et ma pean vahepeal vaatama, et ei oleks lihtsalt lund sadanud objektiivi peale. Aga veevetu koht on peaaegu täis, ta saab tõusta peaaegu, et lume sulamisega veel, ma arvan, 40 senti, et täiesti ülevoolu täis, aga noh, üle 3 meetrit vett on julgelt sees juba sügavust. Ja loodusmaja just tuled õues kustusid ära, see Nanduri pealt. Loodusmaja on jõudnud siis nii kaugele, et põhimõtteliselt on ta valmis. Ta ootab nüüd lihtsalt kasutusloa, kinnitusest kasutusluba ootab põhimõtteliselt, et maja on valmis, saaks juba toimetada, kasutusluba veel puudub. Kasutusluba peab jõudma meieni sellele majale enne 20. jaanuari, ehk 10 päeva. Seega see on üks asi veel, mis on päris selline närvesööv, et meil on ühesõnaga vaja vallalt enne kasutusluba enne 20. sest muidu me jääme oma toetusest ilma. Aga loodame, et kõik laabub, valla jaoks on kõik paberid tehtud, tuletõrjeohutus on rahul, kõik on nii nagu peab, selles mõttes unistame, et läheb hästi. No peab minema, ega siin ei unista midagi, peab minema. Majas sees on juba taimed, varsti lähme vaatame ka, et mis seal majas sees on. Et majas sees on juba kõik taimed, lihtsalt mingid asju paneme ära sinna juba. Me lihtsalt ei saa veel korraldada seal midagi, me ei tohi kedagi sinna sisse lasta ja mingid üritusi teha ei saa, kuigi juba tahtjaid oleks tegelikult, et laste sünnipäevad, kõik asjad on ja. Aga tänaseks on lume alla jäänud juba siis meie päikesepaneelid. Ma vaatasin, et eelmise elektriarve peal juba kajastus ka, et nad olid siin pimedal ajal tootnud korraks natukene midagi, aga mitte väga palju. Praegu seisuga me eile toimetasime ja täna toimetame ka tõenäoliselt natuke veel, et toimetame poega piletikassaga. Talveks on ju see uks pandud meil kinni, seal on penoaes, et külm sisse ei tõuks nii palju, et kõik käib läbi ühe ukse, aga tegime terve poe ümber, sellepärast, et ta oli kunagi ehitatud savikojaks ja põrand. Kõige tähtsam osa oli põrand, mis oli lihtsalt värvitud OSB, asfaldi värviga veel kunagi. Kuidas nüüd öelda, see oli mõeldud, et savikojaks ta oleks olnud piisav, aga see, et sealt käivad 1000 inimesed päevas läbi, selleks ta ei olnud piisav. Esiteks pest oli halb, puhastada oli halb ja ta lihtsalt ei olnud see põrand, mis sinna vaja on. Nüüd me panime PVC katte maha, paksu, siukse tugeva, mida on hea pesta, veekindel, teenidajatel tundub lihtsam koristada õhtul. Ja see tähendas seda, et me saame teha terve poe ümber praktilisemaks, ruumipaigutus paremaks ja panime ka puidust uued riiulid, sest siiamaani seal oli tegelikult lihtsalt laoriiulid sees. Laoriiulid sellepärast, et need olid kättesaadavad ja odavad, aga nüüd me saime panna päris puidust riiul, sest meil nüüd tekkis võimalus selleks, et on nagu hubasem, mõnusam, et pood võtab kõua ilme ja see on üliäge tegelikult ja see sobib hästi sinna. Pardid on ikkagi käivad oma tiigi peal, kui siin olid külmemad ilmad, meil ei ole väga palju külma olnud tegelikult. Kui olid külmemad ilmad, niisugune -5 oli meil, -8 oli üks öö, võib-olla isegi -10 päikese tõusu ajal, siis võttis ikkagi jää tiigile peale, nagu veevetu kohal on ja panin siia sisse pumba. Kui tekib jää, panen pumba korraks sisse, tunni aega sulatab siukse suure augu sisse siia ja vahepeal võtan jälle välja, et pole mõtet lihtsalt elektriasjad, et ta kogu aeg töötab. Seda pole vaja. Praegu on 0, praegu ta kinni ei külmu, aga kui jälle külmaks läheb, lükkab pumba sisse, purskab ja sulatab vee ära. Pardid ootavad hommikusööki. Praegu on siuke hämar, ega tead väga valgeks ei lähegi. Väga valgeks ei lähe, aga kuna on 0 ja tegelikult on selles mõttes on nagu soe, siis papagoid on õues, Ralf on õues, kõik naudivad täiega. Lihtsalt ütleme nii, et
nad tulevad õue siis, kui inimene tuleb, et muidu nad on nagu sees, sest majad on seest ju soojad. Papagoimaja 20 kraadi, ahvikesed, nendel on isegi rohkem 22, et nad saavad ise valida, millal nad tahavad minna. Et ma vaatasin natuke, et kas ma teen selle tagasivaate video ka, mis me eelmine aasta nagu, no tavaliselt me oleme teinud aasta viimasel päeval, aga sel aastal päris ka me lihtsalt ei ole jõudnud, see on nagu olnud hämmastav peavalu, ma arvan, nagu pean halja karva täis juba, Mirgel vähemalt, mitte minul. Ei, minul ka juba, et selles mõttes mingid asjad niisugused ametlikud asjad, noh just selle loodusmaja koha pealt, et paberid jõuaks ja igast järelevalved ja auditid ja kõik asjad, et see on niisugune, pole nagu see teema, millest me tunneme rõõmu ja see on nagu olnud keeruline natukene, aga toimib. Nüüd on valmis ju, on ja 20. jaanuariks peab see kogu saaga läbi olema, nii et selles mõttes ja siis on ta olemas, mul on puhas lust. Et üldiselt kõik elavad hästi, kapibara on majas kinni. Kapibara on majas kinni sellepärast, et mitte, et ta kardaks väga jahedat või külma, aga sellepärast, et ongi ju jääkate on tiigi peal. Nüüd, kui ta otsustab minna ujuma, siis ma ei saa olla kindel, et ta oskab samast august välja tulla, ta ei ole hüljes. Tema kodumaal ei ole jääd, seega ma ei saa riskida sellega, et kapibara saab minna jää alla ujuma ja tuleb siis kuskilt jääbki jää alla, et selles mõttes ma ei julge lihtsalt. Nii kaua, kuni tiigil on jää peal, nii kaua kapibara õue ei saa. Ja õnneks tal on suur maja, tal ei ole nagu väga vajagi, ausalt öelda. Et Anna ja Elsa on siin metsal, jube raske on silmi lahti hoida, andke andeks, sellepärast, et ta tuiskab nagu külje pealt see lumi. Ja ma üritan hoida kaamerat siis siia poole, et objektiiv seisaks puhtana, aga Anna ja Elsa toimetavad täiega siin oma aias, et nemad on siin oma majas, magavad. Ma ei tea, kuhu me jõudsime viimane video kunagi. Notsude maja on valmis, Anna ja Elsa on siin, ootavad ka hommikusööki. Tegelikult on päris hämarales, et me oleme väga varakult õues siin filmimas, et see on mu ainuke aeg, millal ma saan seda teha võib-olla, et Anna ja Elsa on siin, toimetavad. Nende maja on siin, selle saab kevadel siis ära immutada ja 29. me võtsime kätte, kuna oli niisugune +7 aasta lõpp soe, siis valasin siia uue vundamendi, mis on tegelikult plaatvundament ehk täisvundament, kõige suurem, mis ma siiamaani valanud olen, siiamaani on olnud Kallemaa, mis kõige suurem, aga see on nüüd täpselt 20 ruutu. Et 6 meetrit on ta niipidi, teistpidi natuke rohkem kui 3 on ja see tuleks 20 ruutu täis ja siia tuleb üks majakene, suhteliselt kõrgem kui Notsudama kindlasti ja maja, kõige suurem maja, mis me oleme teinud siiamaani, siis tuleb väike eesruum niimoodi, et on verest sein vahel ja siis see osa, kus on need suured kivid siin, need suured kivid ja need suured puud, see osa tuleb kõik niisugune suur võimas puur. Ma ütlen puur selle kohta, aga noh, ütleme siis nii, et aedik, keskkond, aga ta tuleb ehitada pealt kokku, sellepärast see loom saab muidu üle sealt. Et ma ei hakka praegu oiskama, mis loom sinna tuleb, enne kui ta on kohal, aga üks niisugune plaan on ja vundamenti ma valasin enne aasta lõppu ära, et saaks vähegi, kui on ilma ja on soojem, saan teha maja valmis igaks juhuks. Puuri me saame teha kevadel, aga et saaks selle maja valmis igaks juhuks. Praegu ta on küll pisike, aga tulevikus võib-olla, kui ta on suurem, et siis meil on igaks juhuks see varuplaan, et maja on olemas. Ja eks ma ütlen, et seda peavalu on nagu muud asjad ka, sellepärast, et loomad on nagu lapsed ja kuna nad ongi nagu justkui meie enda lapsed, meie sõbrad, siis need nagu on muret palju ja juhtub ka asju. Et ma praegu näitan, et Kalle on meil pandud kinni boksi. Kalle on meil pandud kinni boksi puhtalt sellepärast, et tema, kui keegi eelmine aasta meid külastas talvel, siis kõik teavad, et Kallele meeldis joosta lume ja jää peal niimoodi hooga ja lasta liugu. Talle meeldib liugu lasta ja ta naudib lund täiega, aga selle käigus ta libastus niimoodi, et meil oli, see on niisugune paanika olukord kohe, et me nagu kartsime kohe, et äkki nagu juhtus pahasti kohe midagi, aga õnneks meil on väga hea loomaarst Elisäre, Muhu loomakliinik, kes teab, et
tema käis samal päeval 2 korda ja nüüd Kalle saab iga päev süsti. Tal on lihtsalt niisugune venitus, tugev venitus, õnneks luud on terved ja eile ta juba käis täiesti normaalselt, aga me laseme ta päeva peale korra jalutama, et ta liiga palju ei käiks, aga et natuke käiks ja siis ta saab 5 päeva, ta saab süsti ka, et vältida seda, et saaks minna põletikku midagi ja siis ta saab kohe, kuna ta saab süsti, ta saab igast probiootikumi oma toidu sisse, et tal oleks see biokeskkond seal maos ja soolestikus õige, et rohi seda ei mõjutaks, ühesõnaga tegeb kõik asja juurde, aga mured on ikka hommikul esimese asjana lähed kohe vaatama, kas Kallel on hästi, igaks juhuks on ju, et selles mõttes eks nad seda muret meile vahel teevad, et kõik teevad lollusi, aga Kalle ongi niisugune laps sellest, ta on noor ka meil, on ju, siis ei olegi midagi teha. Et nad ikka teevad niisuguseid lollusi ka, et juhtub, iga elus asjaga juhtub. Polaarrebased naudivad tägilma, Aivo joodab. Täiesti üllatav on see, et me siiamaani talvel vedasime tegelikult vett käsitsi. Vedasime vett käsitsi kastekannudega ja käsikäruga, aga panin üks päev murutraktorile ketid tagurataste ümber ja me saame selle sama jooginõuga, millega me joodame suvel, saame joota ka talvel, mis on hullult mõistlik. Kui vähegi on niisugune ilm, et ei ole sopane, hästi sopane, et siis me teeme ikka käsitsi. Aga üldiselt praegu on olnud eelmine aasta lõpp oli väga hea ja selles mõttes on praegu olnud hea. Et täna ma veel enne lund lükkama ei tule, muidu ATV-ga ma lükkan kõik rajad sisse, et kõik vahekäigud on tehtud niimoodi, et ma saan ATV-ga lükata rajad sisse sahaga, et ei pea väga palju käsitööd tegema, mis on nagu puhas lust. Ja muidu ilus on, tegelikult on ilus. Öösel kõik need jõulutuled iga puuri küljes kõik põlevad, hästi kaunis on. Aga jah, et ma näen, et enne ei ole mõtet lund lükkama tulla, lihtsalt kui see tuisk nagu järgi jääb, et hommikul tuleb lihtsalt loomad ära toita kõik ja siis on lihtsalt see, et siis ootame nagu seda tormi lõppu, siis saab siseruumides teha midagi. Et meie Mirgega peame täna tegema, siis natuke toimetame seal poes veel. Aivo saab sinna ka riiuleid panna ja siis on see, et hakkame, lihtsalt peame maha istuma, tegema plaani natukene, sellepärast, et me läheme sel aastal jälle Tuurestile. Tuurest tuleb siis 31. jaanuar kuni 2. veebruar vist. Et see on jumalast varsti käes juba, me peame plaani paika panema, et mis me kaasa võtame, kui palju meil boksisruumi seal olts on, et mis me saame kaasa võtta ja natukene niisugust plaani, et kui keegi siis Tuurestil satub, siis me oleme seal, tulge vaatama meid ja siis ja me üritame leida lahenduse kuidagi sellise ka, et me saame sel aastal teha nüüd siin talve jooksul 7 päeva puhkust ka. Ma ei tea, kas see on võimalik. Me pingutame selle nimel, et me saame seda teha, et praegu on nagu natuke see punkt käes, kus me tunneme, et see on vajalik, et meil on vaja seda natukene korraks ära minust, et 7 päeva on maksimum, mis me võib-olla välja pigistame siit kuskilt ja see saab olla ainult veebruaris. Nii et eks näis. Üldiselt niisugune ülevaade, te olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau!